rändan ma. Oja, kahe vahuva toitja haruga. Ühes mure, juttu loob kurba südame. Pimedus on kuningaks pandud kõigele. Teises rõõm, nii läiklevat sära hinge toob. Valgus, valgus vabadust kuldset ühes toob. Rõõmu, mure, vulisev oja olen ma. Kahest kokku, igatsev laulja, rändaja. Tere, head kuulajad! Just sellised Ernst Enno sõnad valis Merike, selle kontserdi kokkukutsuja, tänast õhtut avama. Koori juhatamine, laste õpetamine, koori dirigeerimise õpetamine, see on olnud minu elu kutsumus. Siin kontserdil saab kokku killukene sellest elust, ütleb Merike Toro kavalehel. Head kuulamist ja ühe rikka elu killukestest osasaamist. Teie ees on Tallinna Muusikakeskkooli noortekoor ja nende dirigent Ingrid Kõrvits. Merikese õpilane Tallinna Riiklikust konservatooriumist aastast 1986. Tänada Merikest nende aastate eest, mis sa õpetajaid ja mul on nii hea meel, et olen saanud ka ise sinult sellise süsti, et sarnast tööd jätkata ja olla ise ka dirigeerimise õpetaja, mis on väga, väga tore amet, annab endale palju õpidavat ise veel juurde, eriti kui on head õpilased. Nagu siin kooris mul ja me alustasime Gustav Järvesaksa lauluga Noor kevad, just sellepärast minu meelest
et noh, kui Merike ütles, et selline number on, siis ma kuidagi nagu mul ei tahtnud see pähe mahtuda, et kas tõesti. Ja et minu meelest Merike on väga nooruslik, särav, vaimukas, vitaalne, kõik sellised sõnad. Et seetõttu me tervitasime teid selle lauluga kõigepealt. Aga edasi tulevadki koori ette siis dirigeerimise õpilased, kõigepealt Leiu Tõnissaar, kes on minu õpilane, ja tema juhatab üht Giuseppe Verdi teost Laudi alla Vergine Maria. Oh
2 ja tema õpetajana Anne Grigori.
kõigepealt Urmas Sisast, Gracias Agamus Domino Deo Nostro ja Tõnu Kõrvits For Music. Ja meil on solisti muudatus ka. Graciases on solistid Heli-Maria Ots ja Kaisa Kadu.
armas ema, need külalised, 3 armastust, töö, perekond ja huumorimeel. Need on Merikese õnnevalemi põhisuurused. Armastatud näitleja Kaio Kiisk on öelnud, et mida rohkem on inimene koormatud tegevusega, mis tema südame, hinge ja mõistusega kokku sobib, seda paremini ta end tunneb. Ning olgu siis tööd kui palju tahes, ta suudab meeletult.
Merikesel on olnud võimalus teha seda tööd, mida ta üle kõige armastab, õpetada muusikat. Loen siinkohal tsitaadi raamatust Kogemuste kuld. Ta oskas jõuda kõiges sihile rahuliku ja intelligentse suhtlemisega. Ta jäi alati viisakaks, sõbralikuks ning tasakaalukaks. Emotsioonide ennast unustav alla päästmine oli talle võõras. Olen saanud õpetajalt kaasa teadmise, et muusikaline kirg ja tulemus on saavutatavad sisemise veendumusega, ilma et selle juures peaks muutuma tahumatuks, solvavaks või nõudmistes lajatavaks. Viisakus ei maksa midagi, aga toob palju sisse, armastas ta korrata. Meie peres on õpetaja ametit peetud 3 põlve. Seda viimast lauset viisakusest on kuulnud ka minu õpilased. Teadmata, kust see pärineb, olen seda mõtet endas kandnud ja vajadusel kasutanud. Alles tagasi lugesin, et need sõnad kuuluvad minu ema õpetajale, Jüri Varistele. Ja selle eelneva lõiguga iseloomustas Merike selles raamatus just teda. Kuid seda kuulates ei tekkinud ilmselt kellelgi kahtlust, et jutt on hoopis Merikesest endast. Esimese klassi õpilased ajavad vahel end unustades tihti need sõnad segamini. Ema ja õpetaja. See on märk usalduse tekkimisest. Mulle meeldib see piiri hägustumine, mõelda oma vanematest kui õpetajatest, sest mõlematelt saame teadmised ja väärtused, mida edasi anda ja kanda. See on parim elukestev õpe. Nii kaua, kui ma mäletan, on ema õpilased alati meil kodus külas käinud. Need olid ka meie jaoks õega alati oodatud ja põnevad üritused. Kindlasti on tänaste külaliste hulgas Merikese õpilasi, kellele me oleme patse pununud ja palunud salmikusse joonistada. Lapsena tuli meil õega igasugustel pidulikel puhkudel külalistele esineda. Enamustel kordadel läks kas viis segamini või sõnad meelest. Vanemas eas üritasime uuesti, aga siis läks meel härdaks. Ühel hetkel otsustasime, et koorilaul on turvalisem. Täna selle häälevärina vältimiseks mõtlesin, et räägin parem mõne perekondliku nalja, sest Merike armastab väga naerda. Lapsepõlves armastasime kuulata lugusid Valdeku tänaval toimunud pidudest ning sügaval nõukaajal koorireisidel toimunud juhtumistest. Palusin Merikeselt nüüdki, et missugused neist sinu arvates on kõige naljakamad ja tasuksid rääkimist. Vastuseks sai loo, mis rääkis sellest, kuidas ühe lugupeetud koorijuhi rahvakunstnikuks nimetamise puhul joodi meie kodus ära kogu alkohol, kaasa arvatud vanaema raviotstarbeline piiritus ning teises loos oleks tulnud mul kasutada ebatsensuurseid sõnu. Ürituse tõsidust arvesse võttes jäävad need lood siin praegu rääkimata, küll aga võite nende kohta Merikese käest pärast vabama sõtkonnas uurida. Meie isa Kalju armastab ikka aeg-ajalt uhkeldada.
ja nimelt sellega, et teadaolevalt pole sellist meest enne nähtud, kel on õnnestunud meeskoorist omale naine leida. Aga just sellest kavalast loost on alguse saanud meie perelugu. Ühte väärtust hindame me eriliselt. Mitte iial oleme näinud ega kuulnud oma ema ja isa omavahel sõnelemas ega tülitsemas. Aitäh teile selle eest. See on tegelikult üsna ilmvõimatu. Võtta lühidalt kokku 70 aastat. Midagi jääks ikka ütlemata ja kõik, mis öeldud, ei saaks eal olla täiuslik. Tänulikkusel oleks nagunii kiire. Kõik, mis sõnadesse ei mahtunud, püüdsime panna liikuvasse pilti, mida hiljem näete, ja muusikasse. Osa sellest kanname sõnatult endas, ühiste väärtustena. Head külalised, see, et teid siin nii palju on, näitab, et ühe hea inimese elu ei lähe iial moest. Ma arvan, ema, et sa oled maailma õnnelikem inimene. Palju õnne! Laval on ilmselt Eesti üks värskeim koor, segakoor Impressioon, mida juhatab Merikese üks viimastest õpilastest Otsa koolis, Eleriin Müüripeal. Palun.
otsakooli avaatust erialatundide määramiseks. Mis seal salata, viskasin tukka ja teatasin enesekindlalt. Ega ma ei jää siia dirigeerimisosakonda. Olin siis 16-aastane. Ma ei mäleta täpselt Merikese reageeringut, aga täna tundub mulle, et see võis olla nii, et ta ei öelnud mitte midagi. Igal juhul ei hakanud ta nüüd ümber veelma, vaid suunas mõtted rahulikult tunniplaani planeerimise peale. Nojah, ja ei läinud siis palju aega mööda, kui olin pühendunud koolijuhtimise erialale. Selline mõju oli ühele noorele hingele õpetaja Merikes. Milline oli õpetaja Merike? Ma ei saa rääkida konsikate ega vestholmikate eest, aga kogusin mõtteid iseenda ja koolikaaslaste käest otsakoolis, kes me siis olime äsja kodunt suurde linna tulnud suurte ahvatluste keskele, ei tea, mis kõik ära teeks noored. Siis Merikest iseloomustavad sõnad ja korduvad sõnad, mis tulid välja, on soojus, ema, hoolivus, hoidmine, inimlikkus, mõistmine, muusikaarmastus, süvenemine, eriline inimene, oluline inimene. Nii ongi, et ei oska ma rääkida teile naljalugusid tundidest või tsiteerida surematuid ütlusi, vaid jagada lihtsalt teiega seda heledat värvi, mida meie õpetaja piirkab. Tema tarkust meie õpetamisel nii sõnadega kui sõnadeta. Ja saame jagada tänulikkust, mida me oma õpetaja vastu tunneme. Nii see noor Eesti sirgub ja jätkavad selle kontserdi noorimad lauljad. Üle-eestiline tütarlaste koor, mida juhatab Ave Sopp, kes õppis Merikese juures Otsakoolis aastast 1999. Vabandust, 1990. See oleks muidugi hea nali olnud.
Salenda
Teie ees on Merikese pill aastast 2006, segakoor Merike. Ei, vastupidi. Segakoori dirigent on meil Merike ja segakoor on Meriko. Ja kui tavaliselt Merike seisab ja meie istume, siis täna teeme natuke vastupidi, et Merike alguses istub. Ole hea, sest juttu jätkub. Niisiis, austatud publik. Teie ees, nagu juba öeldud, on segakoor Meriko. Ja pole vist vaja lisada, et meie oleme siis need kõige küpsemas eas lauljad. Meriko. Kas pole ilus nimi? Selline väge täis. Samasugust väge, nagu meie dirigent Merike ise. Üks kange Eesti naine. Eestlasi on ikka peetud kidakeelseteks. Tühja, sisutut juttu pole siinkandis kunagi heaks tooniks peetud. Et kui juba suu lahti teeme, siis ainult asja pärast. Ja meie dirigent Merike on sellele üks tubli tõestus. Tühja juttu tema naljalt ei aja. Oma leebel moel paneb ta kogu koori ennast kuulama. Ja kui meie mõnikord kipumegi unustama oma kidakeelsuse ja lausa ebaeestlaslikult emotsionaalseteks muutume, siis Merike kohe ütleb. Ja tema sõnal on kaalu, sest meie siis jääb kõik vait. Sest aega on meil vähe. Vanasti tundus seda inimestel laialt käes olema. Elurütmi määrasid ju kuufaasid, päikese ringkäik, aastaaegade vaheldumine. Tänasel päeval aga millegipärast vahime kõik kella ja kogu aeg kiirustame. Tunnid oleme minutiteks jaganud, minutid sekunditeks ja ei tea veel milleks. See aja valitsemise kunst on Merikesel ka väga hästi käes. Ta teab minuti pealt, kui kaua ühte laulu laulmist harjutada võib. Kui kõik plaanitud lood on läbi katsutud, teab kell seinal, et tal tuleb nüüd 9. õhtutundi näidata. Kõik see tuleb Merikesel imehästi, absoluutselt punkti pealt välja. Kui ta just vahepeal naerma ei hakka. Ja kui Merike naerab, siis ta naerab. Ja tema naeru on terve tuba täis. Ja meie saame ka natuke hinge tagasi tõmmata, sest tööd teeme me kõvasti. 10 aasta jooksul kooriprooviga 1 kord nädalas 2,5 tundi on Merike meile selgeks õpetanud 17 täispikka kontsertkava. See teeb nii umbes 1,6 kontsertkava aastas. Ja praegu 18. kava on meil töös. Eks see meil üks töö ja vaev ole, sest ega Merike meile siis mingeid lihtsaid lugusid laulda ei lase. Ikka neid keerulisemaid ja valesti laulda ei lubada sugugi. Kohe olgu kõik õigesti ja ühest noodist ja ühe korraga. Ja bass peab ka kõikide teistega koos liikuma. Ta kohe kuuleb, kui keegi omal viisil või omas tempos laulma hakkab. No, kodus on ta ise kõik ilusasti ära õppinud ja meie peame ka kodus harjutama, kui me ei taha just tervet proovi aega omaette häbi tundmise peale ära kulutada. Merikese kooriharjutused
võiks kohe teistele õppimiseks raamatusse panna või laulu sisse või. Meid eestlasi on ka siinkandis nõiarahvaks nimetatud ja võib-olla õigusegagi. Elame siin metsasel maal, suuremal osal aastast on pime, pole siis ime, et inimesed endale paremat elu soovides oma tegemiste juurde võõrale kõrvale seletamatut jorinat ajama hakkasid. Olgu ääremärkusena meelde tuletatud, et hiljem taipasid teised inimesed need viisijupid ja loitsulugemised üles tähendada ja tänu sellele saime endile rahvalaulud nüüd hea varnast võtta. Ühed kolmandad on nimetanud muusikat lausa nõiduslikuks kunstiks. Õigus kah. Kui üks väekas naine elu näinud inimesed enda ümber kogub ja nad oma tahtmise järgi laulma paneb, nii et need enam järgi jätta ei taha, siis see vist ikka üks nõiakunst on. Ja mis kõik võib maailmas sellest sündida? Isegi revolutsioonid, rääkimata mõnedest lõhutud müüridest, küll ühel teisel maal. Peaasi, et Merikesel endal jaksu jätkuks meid kavandada, ärgu mitte mõelgugi koju ahju peale jäämisest. Niisiis, Merike, töö ootab. Ja meie lubame kenasti käituda ja ikka sinu poole vaadata, et üheskoos otsast peale hakata ja õigeid noote laulda ja mitte enne seisma jääda, kui sina selleks loa annad. Kallis Merike, ära jäta meid mitte maha. Meie oleme ka sinu lapsed ja vajame sinu tarka juhatamist. Ja nüüd me laulame sinu juhatusele sulle, iseendi rõõmuks ja kõikidele teistele. Metsas
piacere, espressivo, ben marcato, un dolore ben legato, con espressione, con espressione, con espressivo, ben marcato, moderato, sempre più, ritardando sempre più, ritardando sempre più. Sono contento, volti subito l'accompagnamento. Shum, shum. Con rabbia, con furia, in tempo di volata, in cielo, con fuoco, con delicatezza, delicatezza, con delicatezza, delicatezza. Capo, 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 con rabbia, con furia, in tempo di volata, più mosso stretto, fine dell'opera. Più mosso stretto, fine dell'opera. Felicità, 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 fine dell'opera. Felicità, fine
Ja tänase õhtu lõpetuseks on Merike valinud järgnevad Hando Runneli read. Tuleb ingel ja lehvitab kätt. Küsib ingel, kus Vello, kus Malle? Kas me raatsime ütelda talle? Tule õkva, siin kaetud on laud, tule õkva, nad ootavad just meid. On algamas pidu ja lust. Ole sina kes tahes või kust, ega sullegi näidata kust, ega suunata purakätt. Sünnipäev on meid ühendav riitus, katkeb tüli ja voolab vaid kiitus. Voogab ühisest rinnast üks laul. Elagu, elagu, elagu veel. Võidaks pidusöögi juurde. Aga erandina astuge ette 22. keskkooli laululapsed. Istuge. Ees on poisid tüdrukud, etlevad rohkem tüdrukud, kelle ette õpetaja Toro kunagi 22. keskkooli nüüdsesse Estloni tööle tuli, kui minu andmed õiged. Ja jättis sellise jälje, et siiamaani on peas. Järgmistel juubelitel just ka. Ja kui hakkasime meenutama, et missuguseid naljalugusid ja kuidas siis õpetaja Toroga puldi sai, siis tuli välja, et ei olnud. Hoopis õppima pidi tõsiselt. Siiamaani on selge. Ja veel tänased kõlavad sõnad nagu hoolivus, armastus nii töö kui õpilaste ja laste vastu ja vist kõigi vastu ja sellised
tunded on need, mis on jäänud meelde, mis on jäänud pähe. Ja ega ei ole väga palju neid klasse, kes oma klassijuhataja juures iga aasta kokku saavad. Meie saame. Et ju ta siis sügava jälje jättis. Nii et aitäh, Merike nüüd juba õpetajatrooviline. Veel üks laul, mis on nüüd kogu ajas meeles. Ja. Kokkovura võetu lindanta, kunagi sa võetu jättanta. Raske on sellisel hetkel midagi öelda. Meie klassi poolt on sulle üks kaart. Ja siin on midagi, mis iseloomustab sind. Siin on öeldud nii, et ei ole õige öelda, et inimesed tulevad ja lähevad. On inimesi, kes tulevad ja kunagi ei lähe. Nad on sooja hommiku sarnased. Nad tulevad ja nende tulek on lõpmatu lüginemine. Aitäh, et oled andnud teistele endast ainult parimat. Ma mõtlesin ka täna siin istudes ja kuulates seda muusikat, seda mis räägiti, et mis on siis see sinu saladus. Ja ilmselt me keegi ei lahenda seda ära, aga ma sain ühe niidi jupi nagu kätte, et ma arvan, et me klass ühineb sellega, et oled alati uskunud meisse. Ja ma arvan meisse kõigisse. Sa oled alati uskunud rohkemat, kui sa oled näinud või kuulnud. Võib-olla isegi need, kes on kõige musikaalsemad või need, kes on kõige vähem musikaalsemad. Sa oled alati uskunud, et alati on midagi veel. Ja sa oled uskunud muusikasse. Ja sa oled uskunud muusikasse meis. Ja sa on õpetanud meid tegelikult ka uskuma üksteisesse ja hoidma kokku. Ma arvan, et tänu sinule me oleme täna sellisel kujul ka selline kokkuhoitav klass. Ja me soovime sulle ühte asja, mis on mul viimasel ajal ikka jälle tulnud tagasi üks lause, et alati on midagi veel. Alati on midagi.